Head külalised täna siis Nelikaare kirikusse, et osa saada Jumala sõnast, koos palvetada, ülistada ja tervitame ka kõiki, kes jälgivad meid siis erinevate veebikanalite kaudu. Alustan täna sellega, et kõigepealt ütlen tere tulemast meie armsatele sõpradele, Lihula koguduse pastor Marko Põld ja tema abikaasa Maret Põld. Ja lisaks sellele, Marko, et sa oled Lihula koguduse pastor, on sul täita Eesti Kristlikus Nelipühi kirikus veel mõned olulised rollid ja ametid. Nimelt oled sa ka Lääne praoskonna praost ja ka siis praostidele vanempraost. Nii et meil on suur rõõm öelda tere tulemast teile täna siia meie keskele. Ja Marko saab jagama ka Jumala sõna. Ma loen alguseks piiblist ja teen täna Vana Testamendi lahti sellise koha pealt nagu 2. Moosese raamat. Ja kui sul on piibel kaasas, tänapäeval on ta muidugi mitmel kujul võimalik kaasa võtta, on igasugused äpid, aga on hea, kui me ikka ei unustaks ka seda paberkandjal raamatut. On ju raamatu aastaga. Ja eriti kohane on lugeda ilmselgelt ka raamatust need tekstid. Loen 2. Moosese raamatu 23. peatükist ja siit 2 salmi, 25 ja 26. Te peate aga teenima Issandat oma Jumalat, siis ta õnnistab sinu leiba ja vett ja ma hoian tõve sinust eemal. Enneaegselt sünnitajat ega sigimatut ei ole su maal ja ma teen täielikuks sinu päevade arvu. Mitmed arvatavasti teie hulgast ka kasutavad päeva alustades päevasõnasid ja muidugi on neid erinevaid ja välja antud läbi aastate ka erinevaid. Nüüd, mis puudutab neid 2 salmi, siis paljudele teile tuntud jumalamees Kenneth Hagin, kes on eriti tugev just nimelt ka tervenemisõpetuse poole pealt julgustama inimesi, on teinud nende 2 salmi kohta minu arvates väga hea kokkuvõtte. Ja ta ütleb nimelt nii, et nii kaua, kui Iisrael pidas lepingust kinni, ei esinenud nende seas haigust. Väga huvitav. Ja nii kaua, kui nad käisid lepingu järgi, ei ole ühtegi ülestähendust selle kohta, et keegi oleks enneaegselt surnud. Ükski laps, ükski nooruk, ükski keskealine ei surnud. Kuna haigus oli nende keskelt kõrvaldatud, elasid nad oma eluea täis ilma haigusteta ja siis lihtsalt uinusid surmas magama. Kui neil jõudis kätte aeg minna, panid nad oma laste peale käed, kuulutasid nende üle õnnistusi, sirutasid ennast voodis pikali, heitsid hinge ja läksid koju. Mis on meil sellega pistmist? Jumal on seesama Jumal praegu, kui ta oli siis. Piibel ütleb, et ta ei muutu. Jumal oli patu vastu Vanas testamendis ja Jumal on patu vastu samamoodi Uues testamendis. Jumal oli haiguse vastu Vanas testamendis ja samamoodi Uues testamendis. Jumal kandis hoolt tervenemise eest Vanas testamendis ja on kandmas hoolt tervenemise eest ka Uues testamendis. Ja üks hea tunnistus, mis ta siia lõppu lisab, ütleb nii, et ma armastan ja teenin Issandat oma Jumalat uue lepingu usklikuna. Jeesus hoiab tõve minust eemal, kui ta tagasitulek viibib, siis elan ma oma päevade arvu täis. Ja nii ta ka elas oma päevade arvu ilusasti täis. Jumal tõesti on imeline tervendaja ja meil on täna siia esitatud ka 2 eestpalve soovi, mis samuti on soovid, mis vajavad eespalveid, et inimesed võiksid terveks saada. Meie üks oma koguduse õdedest palub oma tervise pärast
ja üks koguduse õde on esitanud eestpalve ühe 44-aastase mehe eest, kes on ainuke laps oma emale ja on Tallinnas siis kiirabi haiglas, ta on päästmata. Palume Issandalt armu ja halastust, päästmist ja tervenemist. Need on Jumala tõotused, millele meie ka täna võime toetuda, teades, et Jumal tõesti on tervendaja. Nii et tõuseme alguspalvele ja palume siis ka nende armsate inimeste eest, keda täna on meile esitatud eespalvesse. Ja Isa taevas, me oleme tänulikud, et võime seista täna sinu ees, olles kutsutud nimepidi sinu poolt ja teades, et kõik need tõotused, mis on piibliraamatus, on kehtivad ka meie jaoks. Tänu sulle, et sa oled meie eel läkitanud usukangelasi, kes on haaranud kinni sinu tõotustest ja näinud seda, et need kannavad. Issand, me toome sinu ette täna need 2 inimest, kes on esitatud eespalve soovina meile, et nad võiksid kätte saada oma tervenemise ime ja et üks nendest võiks kogeda ka sinu kutset oma elus, et olla kindel, et kui tuleb minna, päevade arv täis saab, siis on teada, kuhu minek ees seisab. Issand, läkita tema juurde neid inimesi, kes sind tunnevad ja oskavad juhatada teda õigele teele, õigele rajale. Me täname, et sa oled Issand, kes päästad, tervendad ja nii nagu sõna ütleb, ei ole üheski nimes päästet, kui see on nimes Jeesus. Ja me kuulutame sinu armust ja sinu väe ja võidmisega täna ka seda püha ja kallist nime ja päästvat väge siia meile igale ühele. Kinnita sina meid täna ka läbi sõnumi, mida Marko meile esile toob. Õnnista seda aega, Issand, oma lähedaloluga, kui tuleme ülistuses sinu ette. Tänu ja kiitus, et sa kuuled palveid, sa vastad palvetele ja teed ka rohkem, kui me oskame ja suudame palvetada. Tänu sulle, püha vaim, et sa oled siin ja kui piibel ütleb, seal, kus on Jumala vaim, seal on vabadus. Seda me täname, et me võime ka kogeda üheskoos sinu palge ees. Aamen. Me jääme seisma ja täname Issandat kiituse lauludega ja täna on meile appi tulnud meie head vennad naaberkoguduses Siionist, aga Leevi, meie armas vend, kes on võtnud siis Aivari rolli üle ja juhatab ka seda gruppi, on viimas meid siis Issanda trooni ette. Nii et avame oma südamed ja kiidame Jumalat. Tere siis meie poolt. Meie oleme siis, nagu öeldi, Sioni kogudusest ja me alguses räägiksime siis, kuidas meie bänd loodi või kuidas see juhtus. Ja kuna ma tean, et Mihkel teeb paremini, siis Mihkel, räägid sa korra? Ma teen lühidalt, põhimõtteliselt see oli Põleval Pirnil äkki 2 aastat tagasi, kui siis Markus Ait tegi Heli Rauniga mingi kihlveo, et ta hakkaks, mängiks 3 lugu, kas oli kuu ajaga või midagi taolist oli seal, täpselt ei mäleta. Ja siis me istusime ühes lauas ja siis need 2 poissi tahtsid nii väga bändi tegema hakata ja siis peale seda saigi valitud üks laul, mille järgi sai harjutama hakatud ja see laul nüüd kostub ka esimesena. Ma lihtsalt kommenteerin see vahele, et kõik on siis peale minu nullistust alustanud ja kõik need proovid ei ole nagu kaua kestnud, nii et aga me saame koos ülistada, see kõlab juba päris äge. Mina olen Raul. Ma teeksin siis siia enne ka ühe palve, et tänada meie isa, Jumalat ja kallis isa, ma tänan sind tänase päeva eest, selle koguduse eest, kus me oleme täna. Ja isa, ma palun, et see ülistus oleks sulle ja et sinu püha vaim oleks meie peal ja et iga noot võiks kõlada ja isa, aitäh sulle
selle päeva eest ja selle ülistuse eest, Isa. Aamen. Isalas Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulga. Isalas Jeesuse veri peseb puhtaks mu südame. Isalas Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulga. Isalas Jeesuse veri teeb mind õigeks ta sinu ees. Sinu veermetes on minu tervis ja sinu haavades elu on mul. Sinu piinas on minu tugevus ja sinu vaevas on minu rõõm. Isalas Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulga. Isalas Jeesuse veri peseb puhtaks mu südame. Isalas Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulga. Isalas Jeesuse veri teeb mind õigeks ta sinu ees. Sinu veermetes on minu tervis, sinu haavades elu on mul. Sinu piinas on minu tugevus, sinu vaevas on minu rõõm. Isalas Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulga. Isalas Jeesuse veri peseb puhtaks mu südame. Isalas Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulga. Isalas Jeesuse veri teeb mind õigeks ta sinu ees. Kes teaks mu südant nii nagu sa. Kogu mu loodus sind ülistab, koos kiitust toome sul, su au kuulutab. Ei ole teist kui sa, kes teaks mu südant nii nagu sa. Kogu mu loodus sind koos kiitust toome sul, su au kuulutab. Ei ole
teist kui sa, kes teaks mu südant nii nagu sa. Kogu loodus sind ülistab, koos kiitust toome sul, su au kuulutame. Ei ole teist kui sa, kes teaks mu südant nii nagu sa. Kogu loodus sind ülistab, koos kiitust toome sul, su au kuulutame. Sinu juurde joosta saame kartmata, oma armuga meid kohtad sa alati. Käed tõstame taeva poole, sind usaldame. Iga kord, kui ülistame, sind näeme. Sinu juurde joosta saame kartmata, oma armuga meid kohtad sa alati. Käed tõstame taeva poole, sind usaldame. Iga kord, kui ülistame, sind näeme. Sinu juurde joosta saame kartmata, oma armuga meid kohtad sa alati. Käed tõstame taeva poole, sind usaldame. Iga kord, kui ülistame, sind näeme. Sinu juurde joosta saame kartmata, oma armuga meid kohtad sa alati. Käed tõstame taeva poole, sind usaldame. Iga kord, kui ülistame, sind näeme. Ei ole teist kui sa, kui sa, kui sa, isa, Jeesus. Ei ole teist kui sa, kui sa, kui sa. Ei ole teist kui sa, kui sa, kui sa. Ei ole teist kui sa, kui sa, kui sa. Ei ole teist kui sa, kui sa, kui sa. Ei ole teist kui sa, kui sa, kui sa. Ei ole teist kui sa, kui sa, kui sa. Ei ole teist kui sa, kui sa, kui sa. Su palet, tahan tunda su hiilgust. Ma tahan olla su juures, kogeda sinu au suurust. Luba mind kas või eemalt, sinu ilu vaadelda. Tean, et ei vääri ja et sinu aus võiks elada. Kuid kui seisan kalju pea Jeesuse veres puhtaks pestud ja kui seisan kalju pea Jeesuse surmas
õigeks tehtuna. Kui ma seisan kalju peal, Jeesuse ristil lunastatuna, siis võin tulla ma sinu lähedal. Siis võin tulla ma sinu lähedal ja näha su au. Su palet, tahan tunda su hiilgust, ma tahan olla su juures, kogeda sinu austurust. Luba mind kas või eemal, sinu ilu vaadenda, tean, et te väärivad, et sinu aus võiks elada. Kuid kui seisan kalju peal, Jeesuse veres puhtaks pestud ja kui seisan kalju peal, Jeesuse surmas õigeks tehtuna. Kui ma seisan kalju peal, Jeesuse ristil lunastatuna, siis võin tulla ma sinu lähedal. Siis võin tulla ma sinu lähedal ja näha su au. Siis võin tulla su lähedal, enne kui sa istud, ole hea. Liigu nüüd veidike ringi ja tervita neid, keda sa veel tervitada ei ole jõudnud. Ja soovi midagi ilusat, midagi head, võimalik, et tuleb midagi prohvetlikku sinu südamest. Tänu Jumalale. Olles Jumala perekond, on see täiesti normaalne tegevuse viis. Ja ka kõigile sõpradele, kes on esmakordselt siin, siis ärge kartke, kedagi midagi halba teile ei soovi. Vastupidi, kõik avaldavad oma head meelt, et on sind siin kohtamas. Tore, suur tänu ka meie noortele ülistajatele ja kuuleme neid veel ja saame koos nendega ülistada ka teenistuse lõpus. Nüüd on meil tavapäraselt olnud siis ka veel üks osa, mida me oleme teinud ja oleme siis saanud kokku panna ka kaasa toodud armastuse Anni Jumala riigi töö heaks. Ja nii nagu eelmisel pühapäeval siis välja kuulutati ka, et tänane korjandus läheb siis Lootuse külale. Ja nimelt siis rajame Lootuse külas koos sealse tubli meeskonnaga ja Lääne praoskonnaga kogudustele uut laagrikompleksi. Ja ilmselgelt kõik need väljakutsed nõuavad ka finantse, aga Jumala ja teie panusega kindlasti saab olema juba sellel suvel seal midagi erilist. Aga ma annan sõna siinkohal ka armsale vennale Veljole, kes siis julgustab meid ka, et see kõik, mida me teeme, on ikka piibellik. Õnnistatud pühapäeva hommikut ja ma loen esimese kuningate raamatust, esimesest peatükist 3 salmi, 33, 34 ja 39. Ja kuningas ütles neile, võtke enestega kaasa oma isanda sulased ja pange mu poeg Saalomon minu muula selga ning viige ta alla Kihoni äärde. Seda seal võitku preester Saadok ja prohvet Naatan, ta Iisraeli kuningaks, ja puhuge sarve ning ütelge, elagu kuningas Saalomon. Ja preester Saadok võttis telgist õlisarve
ning õidis Saalomoni. Nad puhusid sarve ja kogu rahvas hüüdis, elagu kuningas Saalomon. Ja see Gihoni allikas oli esimene allikas, mis siis Jeruusalemmas kasutusele võeti. Ja me teame ka, et Edenist väljus jõgi, mille üks haru oli Gihon. Ja see on pigem selline iseloomustav nimi, et see on elav ja purskav, kiireloomuline. Ja kõik, mis selle ümber toimub, isegi kuningad tulid alla, seal tuli võidmine. Hiskija ehitas selle ümber müüri, et vaenlased, et see oleks kindluses sees, et vaenlased sellele ligi ei päästeks. Ja ta suunas selle Taaveti linna, allalinna ja templisse. Need on olulised komponendid. Ja me teame, kes on see eluallikas või eluandev allikas. Sealt tuleb võidmine. See toidab Jumala templit. Ja kui me oleme Jumala templi elavad kivid, siis me saame ka anda seda alllinna. Võib-olla täna on siis selleks Lootuse küla. Ja ma teen lühidalt. Kõik, mida te teete, seda tehke Issanda auks nende andidega, mis sul on. Ja kõik, kellel eluõhku on, kiitku kuningat. Ja nad hüüdsid, elagu kuningas. Aamen. Suur tänu, Veljo. Ja siia ekraanile tuli ka siis võimalus kasutada, kellel on mobiiltelefonide kaudu ülekande tegemiseks seda märksõna seal. Samal ajal, kui teie panete siis kokku armastuse andi, ma nimetan ka teated, mis puudutavad järgnevat nädalat, aga teateid ka, mis tuleviku sees ootavad. Järgmine nädal siis teisipäeva õhtul võimalik tulla kell 7 osadusgruppi siia samasse kõrvale kohviku poole peale ja Veljo on siis seal olemas ja ootab huvilisi ja üldiselt seal käsitletakse siis pühapäeva jutluse teksti ja arutletakse selle üle ja Veljo ikka on püüdnud siis saada ka jutlustaja enda siia kohale. Nüüd ma ei tea, kuidas see õnnestub, aga eks paistab. Kolmapäeva hommikul on ka võimalik tulla palvele ja hommikul kell 10 siis siia samas kohvikuruumi ja õde Maiu on seal alati olnud olemas ja ootab kõiki huvilisi kaasa elama palves ka nendele sündmustele, mis toimuvad. Neljapäeval, kellel ei ole võimalik siis kolmapäeva hommikul tulla, neljapäeva õhtul on võimalik tulla palves ja pastor Tõnu on olnud siin õhtuti ja ka saame koos palvetada. See reede nüüd, mis on siis järgmine nädal tulemas, on ka noorteõhtu algusega kell 7 ja Kaie, siis meie värske noortejuht, kes on õnnistuse saanud ka meie juhtkonna poolt, on nende keskel ja minu andmetel Kaie vahepeal on käinud ka Taanimaal ära ja kohtunud pastor Simoni ja nende toredate piiblikooli õpilastega, kes EKNK piiblikoolist on ikka Taani sõprus piiblikoolil külas käinud, nii et meie Kaie on ka sellel korral nendega koos. Pühapäeval siis hommikukohv, nii nagu ikka tavapäraselt kell 10 ja võimalik tulla siis ka palve hommikule kell 10 ja see on teisel korrusel. Järgmisel pühapäeval kell 11 jumalateenistusel jagab siis jumalasõna diakon Ain Vares, nii et tasub kindlasti kohale tulla, Ain on ka selline põhjalik ja tahab kõik, et asjad oleksid selged ja kindlalt faktid kontrollitud, nagu Veljogi paistab, et see on oluline, et oleks täpselt teada, mis kuskil, mida keegi tegi ja ütles. Kindlasti tuleme järgmine pühapäev siis kuulama diakon Ainiga. Nüüd mõned teated siis, mis puudutavad ka seda käesolevat suve.
Nimelt siis suvepäevad, mida oleme juba mitmeid kordi välja hõiganud, 17–19 juuli on siis toimumas Lootuse külas ja see ei ole selles mõttes laagrimaksuga, et on vaja kindel summa maksta, vaid antakse võimalus tulla kõigile ja teha siis oma vastavalt võimalusele annetus nendel päevadel seal laagris olles. Aga kindlasti, mida tuleb teha, on registreerida ja EKNK kodulehel saab seda ilusasti teha. Seal on olemas kõik info selleks, mis on oluline teada ja mida on vaja teha. Suvel on toimumas ka noortele Next Step suveseminar 24. juuni kuni 1. juuli ja see toimub siis EKNK Saku koguduses, nii et julgustagem oma noori ka osalema sellel suveseminaril. Koguduse jaaniõhtu 22. juuni on siis Salmil Aini ja Valli maakodus, seal, kus ta mitmed aastad juba meil on olnud, algusega kell 7 siis koguneme seal. Ja oktoobris 18–19 oktoober toimub siis Tondirabai Heahallis suur evangeelne krusaad, kuhu on kohale tulemas Billy Grahami pojapoeg ja kindlasti tehke juba kalendrisse märked, et olen minemas. Ja sellega, mis puudutab olen minemas, siis on Saaremaalt nendel päevadel bussid liikumas sinna ja tasuta. Kõik makstakse jälle kinni. Tasuta on võimalik siis osaleda seal suurel festivalil, võttes kaasa ka oma sõbra, kes veel Jeesust ei tunne. Ja selles osas, kes tõesti plaanib minna, Andraga võib ka vestelda sellel teemal ja Andra ehk aitab siis nime ka registreerida, et seal on vaja ka registreerimine teha. Ja sellega seoses siin on Andrease kaardid. Meil on mõningaid seal foyees ka, aga siia taha saab nüüd kirjutada selle ühe inimese nime, kelle pärast sa hakkad palvetama ja keda kaasa võtta sellele festivalile. Ja kindlasti on oluline, et see kaart oleks alati sinuga kaasas, sinu silme ees, et sa pidevalt palvetaksid ja neid saab siit võtta pärast ka endaga kaasa ja panna see nimi sinna kirja, kui ei ole seda juba keegi teinud. Ma arvan, et paljud on juba kirjutanud ka. Ja meie tänased sünnipäevalapsed, muidugi nendel ei ole täna täpselt sünnipäev, aga sellel nädalal, mis on mööda läinud, on olnud Helle Piisk, Keito Kaljulaid ja Mailis Loik. Mailist ma näen siin ja ei ole jah, Marit on siin. Aga Mailis ikka on seal ja ma mõtlesin, ma nägin, aga näed, täitsa olemas, et meil on tavapäraselt olnud siis ka see hea viis, et inimesed, kes siin kohal on, me oleme kutsunud nad ette ja palvetanud ka, nii et Mailis, ole hea, tule sina ka siia ja palume, et siis see järgnev uus eluetapp aasta, mis sul on kätte jõudnud, oleks tõesti ka Jumalast hoitud ja kantud. Tõuseme ka ja sirutame oma käed Mailise poole. Ja Isa taevas, me oleme nii tänulikud sinule Mailise ees, keda sina oled kutsunud. Täname sind, et sa oled läbi kandnud teda ja palume, et need ees seisvad aastad oleksid tõesti temale, tema lähedastele üks eriline õnnistus, kus ta kogeb sinu hoidvat kätt, juhatavat kätt. Õnnistame tema sissetulekuid ja väljaminekuid ja palume, et ta omal viisil, nii nagu sinul temale oled andnud, võiks kasutada neid ande, et Jumala riik laieneks ja paljuneks. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistusi ja olge head, võtke istet. Nii nagu teenistuse alguses juba mainisin, on mul siis hea meel täna tervitada meie keskel oma head sõpra, aga ka siis Lihula koguduse pastorit, Lääne-Eesti praoskonna praosti, vanempraosti Marko Põld ja
sinu kallis abikaasa on ka sinuga kaasas ja Maret on siis meie suures kirikus lastetöö koordinaator ja hoiab silma peal ja julgustab ja arendab lastetööd siis ka kogu EKNK-s. Nii et selle poole pealt on nad väga aktiivsed vaimuliku tööpõllu peal. Aga mis on veel huvitav, on selle juures see, et meil Markoga on täpselt ühel päeval sünnipäev. Aga Marko on minust 3 aastat siis noorem. Ja mis on veel ühine, meil on üks ja sama pulma aastapäev. Kuigi teil on ka natuke vähem aastaid, aga ikkagi oma jagu. Nii et meil on mitu asja, mis on ühist ka lisaks sellele, et me vaimulikul tööpõllul koos toimetame. Aga mul on tõesti südamest hea meel, Marko, sind tervitada ja anda nüüd mikrofon sinule siis üle, mis sul on juba, ma vaatan, pähe pandud. Nii et tervitame Markot ka ühe sooja aplausiga. Jaa. Tõesti nii on. Ja kui me Aluriga tuttavaks saime, siis tuligi välja, et meil on rohkem ühist kui ainult tol hetkel me olime siis pastorid ja tuli välja, et tõesti meil on siin sünnipäevad ühel päeval, nii et meil käib iga aasta siis, heas mõttes võistlus, et kes jõuab enam kellegi helistada. Kord on nii, kord naa, kord on siis Vestmaal all ja piibeleht peal või kui ta pidi see oligi. Aga suur rõõm on taas olla siin Nelikaare koguduses ja teie keskel. Ja juba siin, juba kohvi juues hommikul praamiga tulles sai juba vestelda ja sain aru, et see siin on Aini 4. näitus, jah. Ja iga kord, kui tuled ja vaatad siin, siis näed ja vaatad, imestad lihtsalt nende andid üle, mida Jumal inimestele annab. Ja võib-olla mina vaatan, imestan siin seda andi, mis Ainil on, aga hea uudis on see, et teil iga ühel on ainid. Mõned on neid rohkem kasutanud, mõned mitte, mõned on rohkem haaranud kinni sellest kutsest ja võimalusest ja arendanud, mida Jumal on meile andnud. Ja mõned võib-olla seda vähem teinud või üldse teinud, aga täna ma saan ka sellest rääkima. Ja siis üks vahva mees küsis mu käest, kuidas siis sinuga on, et mis siis, kuidas sinu andidega on ja mõtlesin, vaata kunsti annab, mul tõesti antud pole. Sest ma mäletan, kui ma koolis kunagi käisin ja õpetaja käskis kodutöö andis kunstitunnis. Ja võib-olla ma pean Aini juurde tulema, aga andis kodus kunstitunnis joonistada hobune. Ilus loom, suurejooneline, kas pole? Ja mina siis hakkasin hobust joonistama, no mitte kuidagi ei õnnestu, no ei tule välja, vaatad siit ja sealt. Ja siis palusin kodus oma armsa ema abi, ema aitas hobuse joonistada. Minu meelest oli ilus hobune. Ma ei oska öelda, mis tõugud oli, aga vähemalt hobune minu meelest oli välja näinud. Ja kui ma kooli läksin ja esitasin siis oma põneva kodutöö õpetajale hobuse, õpetaja vaatas, niimoodi üle prillide küsis, kõik tegid hobuse, aga miks sina koera tegid? Nii et sinna minu kunstianna jäi ja ma seda rohkem ei ole tahtnud praktiseerida, et las ta siis olla. Et sain aru, et see ei ole minu tugeva mind, et las Ain joonistab. Aga nii ta oli sellega. Aga tänane teema, millest ma siis tahan jagada ja ma olin tänulik, et piiskop Alur siis kutsus ja andis siis mulle võimaluse ka siin teiega jagada. Siis minu täna jutuse pealkiri on Ela targalt. Ja ma usun, et selline tarkus on ju meie igaühe südames ja igatsus elada oma elu targalt. Elu võib elada erinevatel viisidel ja kasutada oma elu, mis me siis antud, kuidas siis parasjagu me seda teeme, aga targalt elada on kindlasti võiks olla vähemalt üks meie eesmärkidest, elada oma elu targalt. Ja õpetussõnad 9:10 ütleb niimoodi, et issanda kartus on tarkuse algus. Ja kõige kõrgema äratundmine on arukus. Kindlasti on selle kirjakoha põhjal võime näha, et tõeline tarkus ei seisne ainult heas hariduses ja teadmises, vaid Jumala tundmises ja austamises. Ja targa elu alus on alandlikkus kindlasti Jumala ees, mõistes oma piiratust ja Jumala suurust.
ja teine kirjakoht, mille ma siis ka täna tuginen, on Efesuse 5, 15-16. ja siin siis kutsutakse meid üles, vaadake siis hoolega, kuidas te elate. Mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Ta ütleb, et siis, nagu me loeme siin, et me vaataksime hoolega. Ja see ei ole lihtsalt, et viska pilk peale, aga ta ütleb, et vaadake hoolega. Hoolega vaatamine. Usun, kui sa midagi ära kaudanud oled, siis vaatad hoolega ja otsid seda, kust iganes siis see võiks olla. Siis ta ütleb, et vaadake hoolega, kuidas te elate. Ehk sa paned oma fookuse selle peale. Ela targalt. Ja ma uurisin ja natuke otsisin, et mida inimesed oma pika eluea lõpus siis on üles tähendanud. Kes on elanud oma elu juba päris pikalt, me siin kuulsime, et piiskop ütles, et olid ajad, hetked, kus inimesed õnnistasid oma lapsi ja läksid ja uinusid. Ja kui küsida selliste inimeste käest, et mis sa välja tooksid mõned mõtted oma pikast elueast ja on välja toodud siis mõned mõtted, mida inimesed on kahetsenud. Kui nad oma pika aja ära elanud ja vaadanud elul tagasi ja mida nad on kahetsenud. Ja mõned mõtted ma täna käin ka välja, toon välja. Ja on öeldud, et oleksid tahtnud olla julgemad oma elu elama. Ja nad tõid välja, et nad elasid, paljud inimesed elasid teiste ootuste kohaselt ja järginud oma unistusi ega eesmärke. Teinud seda, mida teised on öelnud, mida tahtnud, mida mõelnud, aga see, mis on olnud oma unistuse igatsus, see on jäetud kuidagi tegemata. Ja põhjused võib olla mitmed, võib-olla on olnud ka natukene liiga arad. Ei ole julgenud asju ette võtta, julgenud peale hakata asju tegema. Teiseks on toodud välja siin seda, et oleks tahtnud rohkem veeta aega oma lähedastega. Liiga vähe tegid seda oma elu ajal, liiga vähe. Ja põhjuseid on välja toodud siis sellised, et on pandud töö ja muud kohustused perest ettepoole. Tööd on vaja teha, sest seda oodatakse minult. Kolmandaks on välja toodud selline mõte, et oleks tahtnud rohkem väljendada oma tundeid ausamalt. Oleks tahtnud väljendada oma tundeid ausamalt. Ja miks seda tehtud pole, on see, et on kardetud haiget teha või end haavatavaks muuta. Kuid hiljem kahetsetakse, et ei oldud piisavalt ausad enda ja teiste suhtes. Neljandaks on toodud välja, et oleks ma ometi hoidnud paremini oma tervist. Oleks ma seda ometi teinud. Sageli tajutakse hiljem, kui tähtis on hea tervis ja kuidas väikesed harjumused mõjutavad pikaajaliselt elu kvaliteeti. Ja 5, mis ma siis välja tooks täna, on see, et oleks tahtnud lubada endale olla õnnelikum. Ehk liiga hilja tullakse selle peale, et õnn on oluline ja vajalik ja et muretsemine teiste arvamuste pärast varastas nende enda rahu. Ma ei tea, tuleb mõnel tuttav ette mõni punkt ja võib-olla mõned mõtted. Minul igal juhul kindlasti on päris mitmed asjad siin, mida ma olen püüdnud siis kõige selle keskel ka natukene oma elus korrigeerida. Aga elus on vähemasti 2 asja.
mida tagasi võtta on ikka väga keeruline. Ja esiteks, mis ma tahaks välja tuua täna, kui sa vaatame elule tagasi, siis nagu ma mainisin siin teemaks, et jutuse pealkirjaks on ela targalt, siis üks asi, mis elus vähemasti tagasi võtta on väga keeruline, on käest lastud võimalused. Käest lastud võimalused. Ma ei tea, kui palju elus sinul on neid hetki olnud, kus sul on mingi võimalus, vähemasti tundub, et see on nii hea võimalus, et see on sinu jaoks, täpselt sinu jaoks ja sa vaatad seda ja mõtled, oi, see vist ei ole minu jaoks. See tundub liiga ränk. Liiga palju julgust on vaja sellesse või mul on liiga vähe usku. Ja piiblis on mõned lood, mis ma tahaks välja tuua, mis mind ikka ja jälle kõnetab. Piiblis on lugu pimedast Bartimeusest. Usun, et kogu rahvas suuresti teab see lugu, on lugenud ja see on piiblis olemas. Ja miks see lugu minu jaoks ikka ja jälle, kui ma seda loen ja mõtlistan selle peale, miks see mind kõnetab? Nagu me teame, see Bartimeus oli pime. Me teame, et ta ei ole olnud, me saime aru, et vähemasti sellest tekstist, et ta ei ole kogu elu pime olnud. Aga ta oli pime. Ma ei ole kunagi selles nahas olnud, aga ma võin ette kujutada. Ja ma usun, et vähemasti mina olen kindlasti proovinud käia silmad ringi ja kinni ja mõelda, kuidas on olla pime. Ikka väga ränk. Ja sa oled teiste armust ja abist pead kuidagi üldse hakkama saama. Ja kui me mõtleme pimeda peale, siis ega pime ei olnud ju ühiskonnas väga heas positsioonis. Ei olnud sellist sotsiaalabi osakonda, eks ju, kes oleks teda kuskile viinud ja toonud. Auto tuleb, eks ju, riiklik teenus, läheb toob poes Selverist, mida pime tellis, või veel parem tellib Boltiga endale kohale. No ei olnud seda hetke ja seda olukorda. Ta oli teiste armust, kuidagi pidi hakkama saama. Keegi pidi ta kuhugi viima, keegi pidi kuhugi tooma. Ja mis seal pimedal oli? Tal oli ainult oma mantel, mille pealt ta kogus oma almuseid, kui keegi mööda läks. Siis, kui vaja pikali visata oli, tõmbas oma selle kuue peale. Ja kui ta midagi kuskilt sõi, siis oli see temaga toidulauaks. Ei olnud just selline unistuste elu. Ja kui pime kuulis, et Jeesus läheb mööda, siis pime ütles ja mõtles, see on minu võimalus, milles ma tahan kinni haarata. Ta oli võimalus ka mitte seda teha, sellepärast, et kui pime hakkas hüüdma seal palju häälega, Taaveti poeg, halasta minu peale, siis mida tegid teised, kes ta ümber olid? Kui te seda lugu mäletate? Mida teised ütlesid? Armsad kaasteelised. Pime, ole vait. Mis sa räuskad siin? Kas sa ei näe, et meie püha üritus on siin? Me läheme siit mööda. Jeesus on siin. Ja sina kisendad siin. Ole ometi vait. Istu seal, kus sa oled oma tolmuunniku otsas. Ja ära sa siin väga suurt lärmi tee. See segab püha üritust. Me lähme siin praegu suure võidu saatel, vägeva saatel, me liigume siit edasi. Ja sina, pime, rikkusid praegu selle meie atmosfääri, meie feelingu. Pime, ole vait. Ei ole seda julgustav. Mida pime siis teha sai? Aga pime mõtles, see on minu hetk, see on minu võimalus. Sellest haaran ma kinni. Seda ei saa mööda lasta. Sellist võimalust ei pruugi tulla. Mitte kunagi enam minu jaoks. Ja mida pime tegi? Pime karjus veel valjemalt. Veel valjemini. Ta haaras kinni sellest võimalusest, mis tal oli. Kus ta tunnistas ja kuulis, et Taaveti poeg Messia läheb mööda. Mida ma veel ootan?
Viis hetke ma veel ootan, millist võimalust veel vaja oleks. See ongi see minu võimalus. Aga oli ka võimalus vakka jääda, jah. Tõsi, pime ma olen, kõik ütlesid mulle, et ma olen pime, vakka pean olema, suu ma kinni panen. Ja elan oma elu, ülejäänud elu, täpselt samamoodi nagu siin tolmuuniku otsas. Aga pime ei tahtnud seda. See ei ole minu elu. See ei ole see, kuhu ma jään, vaid ma haaran kinni sellest hetkest. Milline mees haaras kinni sellest võimalusest. Ja me teame, kuidas see lugu lõppes. Jeesus peatus, ütles, kutsuge ta siia. Ta tuli, seisis Jeesuse ees. Jeesus küsis, mida sa soovid? Mida sa soovid? Ja loomulikult pime teadis, mida ta soovis. Et ma jälle näeks. Et ma jälle näeks. Ja me näeme, et pime sai paugu pealt nägijaks. Ja tema elu muutus hetkega. Miks? Sest ta haaras kinni sellest võimalusest. Teine lugu piiblis, mis on minu jaoks üsna kõnekas ja võib-olla sellised hetked, kus midagi tehakse teistmoodi kui tavaline. Mu pilk alati läheb selle juurde. Teiseks oli üks väänikas vend, kelle nimi oli Sakkeus. Ei ole just hea kuulsusega mees. Sakkeus poiss ei olnud hea kuulsusega mees. Ei olnud ta väga selline auväärne. Eks paljud vaatasid, kui ta hingi liikus, jälle see röövel, see maksukoguja. Jälle ta on siin. Nägu endal õitseb peas, mis tal viga elada. Muku röövib teisi ja siis teeb veel tähtsa näo ka veel, eks. Kõnnib nagu linnapea ringi. Aga see Sakkeus, tal oli üks väike probleem. Ta ei olnud just väga pikk poiss, nagu see üks pikk poiss sealt tuleb, eks. Ta oli ikka pikk, aga Sakkeus oli lühike mees. Ja Sakkeus ütles, et kõik räägivad mingisugusest vägevast mehest, kelle nimi on Jeesus. Ja just Sakkeus oli kuulnud kuskilt küla pealt, et ta läheb just siit samast mööda. Jälle üks võimalus näha seda vägevat meest, kelle kaudu juhtuvad imeteod, tunnustähed, surnud tõusevad üles, haiged saavad terveks. Ja selline mees läheb minu linnast mööda. Sellist võimalust ei tule mul enam kunagi. Ma tahan teda näha. Aga mida sa teed, kui ei näe? Sest rahvast palju. Ja Sakkeus tegi midagi väga kummalist selleks, et jõuda eesmärkideni, haarata kinni võimalustest. Ta pani oma pea tööle. No mida ma teha saan? Raha tal oli, aga raha eest näha ei saa. Ei saanud aega ehitada mingit suurt torni, vaatetorni, kuhu üles ronida. Aga ma võtan käepärast asjad, ronin puu otsa. Ronida puu otsa väärikal mehel. Ilmselgelt võis mõelda, et ma ei tea, Sakkeus mõtles, et mida teised arvavad, kui ma puu otsas istun. Vana mees istub puu otsas, See on nagu poisikeste temp ju. Aga Sakkeus läks puu otsa. Haaras kinni võimalusest. Ja me teame, mis juhtus, kui sa haarad kinni võimalustest, mis su elus on. Mida Jumal su teele toob, siis alati juhtub midagi. Ja me teame seda lugu, et Sakkeusega juhtus üks täiesti elu muutuva hetk. Jeesus tuli ta juurde õhtusöögile. Ja Sakkeuse elu muutus täielikult. Piiblis pandi paljudele meestele, kelle elu muutus teine nimi. Sakkeus oleks võinud kindlasti ka teise nime panna, aga me seda Piiblist ei loe, mis juhtus Sakkeusega, kui ta kohtus elava Jumalaga, Jeesuse endaga.
teiseks, mida tagasi võtta ei saa, on välja öeldud sõnad. Ma usun, et te olete minuga nõus. Ja kui mõtleme oma elu peale, olgu siis pikem või lühem, siis sõnad, mis suust välja lipsavad, midagi teha pole. Mis on öeldud, see on öeldud. Kas sa mõtlesid nii või sa ei mõelnud nii? Ma kuulsin, mida sa ütlesid. Ma kuulsin, mida sa ütlesid. Ja ma usun, et siin meie keskel ei ole kedagi, kes võiks püsti tõusta ja öelda, vaat minu sõnad, need on ainult parimad. Ei ole midagi öelda, kõik, mis ma olen öelnud, on olnud õige. Ja midagi ei kahetse. Kui keegi pärast nii mõtleb, ta võib muidu tulla, ma igaks juhuks võtaks tema kontakti ja ma leiaksin kindlasti aega temaga vestelda ja küsida, kuidas sa seda oled teinud. Aga sõnad ja Mattuse 5.37 ütleb, et iga teie jah olgu jah ja ei olgu ei. Aga mis üle selle on kurjast? Tihti võib-olla me mõtleme asjade üle ja ma vahest kuulen inimesi, ütlen, et kas sa tõesti mõtled nii või? Ei, ma tegelikult, ma nii ei mõelnud. Aga sa ütlesid ju. Ei, aga see ei ole päris nii. Ma tegelikult nii ei mõelnud. Aga sa ütlesid ju. Ja vahest on olukord nii, et ma usun, et ma räägin seda ise endale. Vaatad inimest. Ja sa mõtled, kuidas nii võib üldse elada. Mitte keegi niimoodi ju ei mõtle. Mitte keegi niimoodi ei tee. Lihtsalt nii ei tehta. Lihtsalt niimoodi isegi ei elata mitte. Kuidas on see võimalik? Ja ma vahest isegi kooduses meil algab hommikupalve koosolek enne teenistus tihti. Ja vahest ma vaatan, et mõni inimene kohtab uksest sisse ja see, mis ta kohe välja ütleb. Oi, küll on ikka karm värk, siit on kange kogu aeg, sealt valutab. Kõik on metsas. Ja ma mõtlen, et oota, sa tuleb praegu siia, palve koosolekule. Aga mida sa ütlesid just praegu? Mida sa just praegu ütlesid, oma suuga tunnistasid enda üle? Jama ajab teist aga kogu aeg. Kogu aeg on üks õnnetuse hunnik. Sa ju räägid seda, sa tuleb palvele, tahad, et midagi muutuks. Ei, midagi ei muutu. Miks? Sest ise räägid seda oma ellu ju. Ise sa kuulutad seda oma elu üle, oma suu sõnadega. Viimane vahest üks armas inimene, keda vahest olen autoga sõitnud. Ja siis ta ütleb, et ma viin ta kuhugi punktist A punkti B. Ja siis ta hakkab autost välja tulema, kannata natuke nüüd. Mul on ma ei jõua nii ruttu autost välja minna, kui peaks. Mul siit valutab ja sealt valutab ja see on kannata minuga. Ma ütlesin, et rahu. Mul ei ole kiiret mitte kuskile. Mine rahulikult omas tempos. Aga see, mida sa praegu ütled, ja iga kord ütled, mida sa kuulutad enda üle? Ma olen vaene, õnnetu, haige, väsinud, saamatu. Ja iga kord ma kuulen seda. Aga midagi pole su elus muutunud. Miks? Ja su suusõnad on need, millega sa seda kõik endale räägid. Tuleb mõne tuttav ette. Päris vaikus on kohe. On kaks varianti, kas see üldse puuduta teid või te ei üldse aru, mis ma räägin. Aga pole hullu, ma räägin ise endale. Suusõnad. Ja vahest võib-olla me vaatame naabri peale.
me vahest mõtleme, no mis elu see naaber küll elab. Seda teist ja kolmandat või vaatad vahest oma ülemuse peale, vaatad, et nii rumalad otsused, nii rumalad valikud. Kuidas ta niimoodi teeb? Mis mõttes? Ja elame teiste elu. Ma räägin iseendast ka vahest. Ja siis mõtlen, et tegelikult peaks suu kinni panema. Pole minu asi. Pole minu asi. Tema otsused, tema valikud. Ja kui ta mu käest küsima tuleks, võib-olla siis ma ütleks talle. Ja vahest ma olen enda jaoks arustanud, et vahest tahaks kangesti minna kellelegi öelda, kuule, Peeter, las ma annan sulle head nõu. Ma olen otsustanud isegi seda mitte teha. Ta pole minu käest küsinudki nõu. Aga ma juba arvan, et ta tahab minu nõu. Ma hädasti tahaks kangesti öelda talle, kuidas ta peaks oma elu elama. Siis ma otsusen, pole minu asi. Pole minu asi kommenteerida tema elu, tema tegevust. Kui ta tuleb, küsib, seda vahest juhtub, siis ma võin anda mõne hea nõu. Aga nõuga on alati see asi, et kas on kõige parim. Alati, mida ma talle ütlen. Jah, kui on piiblikohane, ma võiks talle öelda, aga tihti on see, et ma ei tea tema elu. Ma ei tea tema olukorda. Ja selleks, et üldse aru saada, peaks vähe rohkem tööd tegema. Ja rohkem aru saama. Aga sõnad. Välja öeldud sõna. Vaat seda tagasi võtta ei saa. Ilmselt on asju elus rohkem, mis me tagasi võtta ei saa. Aga ma peatun täna kahel asjal. Ja üks on käest lastud võimalused. Ja vahest oma elus, miks me ei jõua eesmärkideni? Miks me ei jõua sihini? Ja põhjused ole mitu. Vahest me lükkame algust edasi. Vahest me lükkame algust edasi. Tundub liiga suur amps ja liiga palju. Ja läheb liiga palju äkki maksma. Parem ma ei teegi. Parem ma ei alustagi, ei haara kinni sellest võimalusest ja lasen selle mööda. Või selline moodne põhjus. Homme alustan. Homme on see päev. Homme hakkab pihta. Olen oma elus seda näinud, ise teinud, homme teen. Aga homme saab vihma. Ei saa kuidagi alustada. Mul oli eile selline tore lugu, et mul on üks väike poeg veel kodus. Ja mul väike pojal on selline suvine töö. Ta käib siis muru niitmas veel ühel ühistul muruniidukiga ja teenib suur raha. Ja ma ütlesin, et tead, et rääkisin temaga, et homme, kui sa tagasi tuled, tuleb niita ka kodus muru ära. On ju? Kodumuru tuleb ka ära niita, ega siis see on ka sinu töö, ma tuletan sul igaks juhuks meelde, et meelest ära ei läheks. Ei, aga ma pean sinna minema niitma ju. Jah, ma tean, mis siis. Kas niidad enne või pärast? Niidad kas või praegu pool meil kodus ja pärast tuled tagasi ja teise pool. See on nii palju. Mis mõttes palju? Ja meil kodus on hea ütlus, et meie kodus ei kasvatata vesiseid vendi ja lödipükse. Lödipükse ja vesiseid vendi ei kasvatata. See ei ole mingi kasvatus. Lödipüksid on sellised, kes on homse päeva mehed. Ja vesised vennad on ka homse päeva mehed. Vähemasti meie peres nii, et sellist asja ei ole, et ei saa või ei jõua. Et see on täiesti paras ports. Sa isegi ole proovinud, juba loobud, juba ütled, et ei saa. Et liiga palju, liiga suur amps, ma parem ei proovigi. Ei.
tegelikult, mis välja tuli, oli see, et aega, energiat ei üle aru kiive, oleks veel ühe maja ära niita. Ehk lükkame edasi, isegi proovi. See läheb natuke liiga palju maksma, liiga palju pingutust on vaja teha. Parem ma ei teegi, las ta jääb. Miks me vahest ei jõua üldse eesmärkide ja nende võimalusteni, mis Jumal meie ette toob? Teiseks on, mis ma tähele pannud, on liigne selline perfektsionism. Ma takerdun pisikese asja kallal, ajan millimeetriga pooleks, mis suures pildis ei oma mingit tähtsust. Suures pildis ei oma mingit tähtsust. Ma pigem tegelen selle pisikese detailiga, pusin. Sa mõtled, et kuidagi ei tund välja. Las ta olla. Ei õnnestu, ei saa. Asi ei ole nii nagu, punktuaalselt ei klapi. Suures pildis ei oma see mingit tähtsust. Ehk jään kuskile kinni. Miks me vahest eesmärkida on sellepärast, et meil pole järjepidevust ja distsipliini. Järjepidevus ja distsipliin, see on sellega vähe raskusi. Ma vähest olen seda märganud oma tööde tegemiste juures, kus ma seal ka töötan ka majatehases, et noortel meestel tuleb vahest distsipliini õpetada. Tööpäev algab kell 8, on ju? Mida kell teha? Ei hakka kell 10. Täna oli nii unipäev, et täna ei saanud püsti. Siis võid koju magama jääda. Oot, mis mõttes? Ei kui sa tahad kodus hommikuti magada, 8 ei saa töö tulla, siis sa võidki ju magada ju. Sinu elu, sinu valik, sinu võimalused. Ei tule välja. Ei tule välja, jah. Aga siis tuleb distsipliin rakendada oma elus. Telefon on, paned kell helisema, sa ei tea, mis käes buss sul väravas seisab või bussijaamas, midagi ei ole teha. Tere tulemast elule. Natuke vaja pingutust teha, õigel ajal magaminekut teha, oma elu üle vaadata ja oma elu korrigeerida, midagi ei ole teha. Distsipliin ja järjepidevus need asjades viivad sihile. Või vahest mõnede puhkudel, neid ei ole just võib alati kõige rohkem, aga on ka neid, kelle kohta võiks öelda, et sõber, sul on ikka väga ebareaalne optimism. Optimism on hea, aga ebareaalne ei ole hea, sellepärast, et sa plaanid rohkem oma päeva, kui sinna tegelikult mahub. Tegijatel on see häda tihti, et peaks rohkem tegema. Rohkem mahub ju sisse, 24 tundi, sinna mahub veel rohkem asju. Paneme veel sinna juurde ja siis vaatad, et oi, päeva lõpuks ei suutnud eesmärke täita, midagi teha pole, oli liiga ebareaalne, plaanid olid liiga suured. Ja vahest on ka see, miks me eesmärki jõuame, et me tahame vahest teistele meele järgi olla, teistele meeldida. Ja teeme seda, mida ei peaks, vaid seda, mida teised tahaks. Ka see võib olla vahest üks põhjus, miks eesmärkideni ei jõua. Tahan teistele olla meele järgi. Teised öeldakse, hästi tehtud, tunnustatud, väga hea, otsin seda, aga ei tee seda, mida peaks. Ja see võib olla ka üks põhjustest. Ka kõige selle juures, hakkan ka otsi kokku võtma, ja mida ma vahest märkan, on see, et sul peab olema ka kõige selle juures õige pilt iseendast. Ja vahest me inimestel ei näe õiget pilti iseendast. Kui ma küsin, kes sa oled, siis ma tean, et mul on suhteliselt lihtne vastata sellele küsimusele, sest ma olen sellele mõtisklenud. Kes ma olen? Ma tean, et ma olen Marko Põld.
ma olen hinnaline väärtuslik Jumala silmis. Jumal on mind õnnistanud, Jumal on mind võidnud, Jumal on andnud mulle tarkuse, Jumal on andnud mulle jõu, Jumal on andnud mulle väe. Ta on see, kes juhib minu päeva. Ta on see, kes juhib minu elu. Ta on see, kes töötab minu läbi. Ja nii edasi. Aga vahest sa veel vaatad, mõtled, aga kes olen mina? Ma kindlasti ei ole ligilähedanegi piiskopile. Ligilähedanegi ei ole. Ma ei suuda üldse midagi hakkama saada, aga mis tema teeb? Tema on võimekas mees. Las tema mõtleb, sest tema on antud tarkust. Aga ma olen natuke vana ka. Või ma olen liiga noor. Mul on üldse kogemust. Või siin on palju paremaid kui mina. Siin on palju edukamaid kui mina. Palju ilusamaid kui mina. See on see, kuidas sa ennast näed. Ja vahest me võib-olla ei suuda või mis me räägime? Vaata aini. Vaata pilti. Ma isegi ei saa aru, mis ta tegi. Jah, sellega ma nõustun, et ma ei ürita üldse, ma isegi ei ürita ainiga koos võõkata midagi joonistama. Abstraktset kunsti ma võiks teha. Ja siis ma tõlgendan seda, mida see tähendab. Mis ise keegi aru sellest ei saa, aga mina saan ju aru. Sellel on vähemasti mingi väärtus. Aga midagi konkreetset hobust ma kindlasti ei hakka joonistama. Pole mõtet. Aga ma tean, kes ma olen. Mina ei ole eriline. Kaugel sellest. Ma ei ole üldse eriline. Ma olen tavaline. Selles mõttes, et mul oleks mingeid suuri asju ette näidata. Aga ma tean, kes ma olen. Ma olen kutsutud, kalli hinnaga ostetud, lunastatud. Jumal on täitnud mind tarkusega, nii nagu sind. Ta on sind valinud endale pojaks ja tütreks. Ta on täitnud sind andidega, oskustega. Sa oled armu sees. Jumal on sind kutsunud olema õnnistuseks. Jumal on kutsunud sind teenima. Ja kui sa täna täpselt ei tea, mis see koht on, siis üks on kindel, ma nägin ka teil oli seina peal Efesose 4:11-16, nagu meilgi koguduses. Sa oled kindlasti kutsutud toetama. Õnnistuseks oled sa kutsutud. Neid kirjakohti on piiblis nii palju, mis käivad sinu kohta. Just nimelt sinu kohta. Sa oled eriline Jumala silmis. Sa oled väärtuslik. Ja kui sa täna mõtled, mis Jumal sinu sisse on pannud, siis ma julgen öelda, et sa ei tea seda. Võib-olla isegi tänapäeva lõpuni, mina ka ei tea. Ma järjest avastan neid asju, mida Jumal on sinu sisse istutanud. Kuidas? Kui ma haaran kinni nendest võimalustest, mis mu teel ette tulevad, mida Jumal siin ette toob. Ma ei hakka sellest ära pikemalt rääkima, aga viimaste aastatega on neid olnud piisavalt, kus ma olen sisse hüpanud nendesse võimalustesse. Mõtlen, et kuidas ma ise miks ma sisse hüppan? Ma isegi mõtlen, et ma ei tea. Ma ei seda kunagi teinud. Mitte kunagi ma ei ole neid asju teinud. Kunagi piiblikoolis, kui mind valiti kohe siin grupijuhiks, mu abikaasa ütles, et ta pole kunagi midagi juhtinud. Mis juht ta on? Ma tõesti ei olnud seda kunagi teinud. Aga ma ei otsinud seda, see lihtsalt tuli. Ja pakuti. Ma ütlesin, olgu, hüppan selle sisse. Ja nii edasi, mu elus on nii palju hetki olnud, kus need võimalused tulevad su ette ja ma hakkan avastama neid asju, kui ma hüppan neid asja sisse, nende võimaluste sisse.
ela targalt. Ma usun, me tahame kõik elada oma elu targalt. Haarata kinni võimalustest. Elu on üks seiklus. Ja minu täna üleskutse on, et me võiksime oma elu targalt elada. Elu on seiklus, ma julgen öelda. Ja kui ma vaatan piiblit, loeme piiblit, see ongi täis seiklust. Üks seiklus otsa. Seiklus koos Jumalaga. Ja hea teada on selles, et võimalused, mis elus ette tulevad, millest kinni haarata, siis ei ole üksi nende keskel, vaid Jumal on sinuga. Ta õpetab sind, ta viib sind läbi ja sa hakkad nägema Jumalat uuel viisil, uuest küljest. Sa hakkad nägema ja mõtisklema, kes olen mina Jumalas. Kes olen mina Jumalas. Ja elu ei ole absoluutselt läbi. Ja ma usun, et lihtsalt üks päev rääkisime sinu abikaasaga ühest meie pere tuttavast, kes on jäänud ratastooli. Nii nagu pime oli pime. Ta ütles, et ta ei ole nõus sellega, et elu on läbi. Elu on kõik, mis ma olen siin tolmuuniku otsas. Ja kui ma vahest vaatan neid inimesi, kelle võimalus on piiratud, siis mis eristab neid inimesi, kes ütlevad ratastoolis, elu on seiklus. Elu on elamist väärt. Ma tahan elada oma elu targalt. Mõtlemine. See, kuidas iseennast näed. Võiks öelda, et elu on läbi. Ma ei saa teha midagi. Ja teine ratastoolis läheb olümpiamängudele ja võidleb seal kuldmedali. On ühes samas olukorras. Aga üks haarab elu kinni võimalustest. Võimalustest, mis ta teha saab, mis ta elus on. Haarab kinni nendest hetkedest. Ja me tihti otsin vabandusi, ära otsi vabandust, otsi võimalust. Elada oma elu täisväärtuslikult, elada oma elu koos Jumala õnnistusega, austades Jumalat, austades, nagu ütleb siin, et issanda kartus on tarkuse algus. Las Jumala kartus olla, see on tarkuse algus ja alandlikkus. Ja alati mõtle nendest võimalustest, mis ette tulevad, kas ma haaran kinni või loobun. Ja sõnad, mida sa räägid iseendast, mida sa räägid teistest, mida sa räägid ja kuulutad oma sõnadega. Sõnadel on mõju ja vägi. Aga sa oled kutsutud, kalli hinnaga ostetud. Jumala poolt varustatud, Jumala poolt täidetud kõigega, mis meil on. Ja Piibel ütleb, meil on kogu sõjavarustus on juba meile antud. Me ei pea seda kuskilt otsima. Aga see on sul olemas. Haara kinni nendest asjadest, mis sul elus on. Ja sa võid öelda ka oma elu lõpus. Ma olen elanud targalt. Ja lõpetuseks, kui me käisime ka Lootuse külas, viimati meie suvelaagri meeskonnas. Ja ma ei jutustanud nendest kändudest. Ja mida piiskop Märt Tahi on öelnud. Ja ma olen mõelnud nende asjade peale. Miks ta räägib kännust? Ja ma leidsin Lootuse külast oma kännu. Ma istusin selle otsas ja tegin ühe videoklipi. Ja see känd peaks olema meie igaühe elus. Miks? Sest, et sa mõtisklesid selle üle, et kui ma ühel päeval jõuan kõrgesse ikka ja vaatan oma elule tagasi, siis kas sa saad öelda, et minu elu on olnud elu, kus sa võid öelda, ma ei elanud targalt. Ma tein eespoolt välja 5 punkti. Ja ma kordan lõpus üle, et sa vaatad asjad üle oma elus. Ja teed korrektuurid, kunagi ei ole liiga hilja. Kunagi ei ole liiga hilja. Oleksin olnud julgem oma elu elama, kinni haaranud võimalustest, mis mul tulid, mis mul pakuti, mis kandikul ette toodi. Võib-olla, et kui sa vaatad, elu tempo on liiga kiire. Ma väärtustan oma perekonda ja aega oma pere keskel.
või väljendanud oma tundeid ausamalt. Või oleksin hinnanud tervist, mis mul on, kuidas ma elan, kas mu tervis peaks vastu ka pikemas ajas. Ja üks asi, mis ma olen otsustanud, ma tahan oma lastega ka veel võidu joosta ja selleks ma olen midagi ette võtnud, et olla heas vormis ja midagi peaks tegema ka selle asjaga, sest midagi teha pole, kui 50 tuleb turjale, midagi lihtsalt ära ei lähe. Tuleb vaeva näha, tuleb pingutada, midagi tuleb maksta selle eest. Ja see on üks hind. Ja ka mul on võimalus seda teha, aga ma kasutan ka neid võimalusi, mis mul on, et olla heas vormis ja teha seda ja haarata kinni ka nendest võimalustest, mis veel elust tulevad, mis mu ees pakutakse, et ma jaksan seda teha. Või lubanud endal olla õnnelikum, et mitte liiga hilja mõista, et ma olen teinud seda, mida teised on tahtnud ja teised on arvanud ja mõelnud, mitte seda, mis ma pean õigeks ja oluliseks ja pannud tähele ka seda, mis on minu osa. Need on mõtted, mis ma tahtsin teiega täna jagada. Ela targalt. See on üks tarkus, usun, mida me võime ka piiblist näha ja see on meie igatsus elada targalt. Ela ka sina oma elu targalt. Aga kas ma võin olla ka palves ja palvetame ühes koos? Ja kui sa oled täna siin ja võib-olla mõtled ja kuulsid seda sõnumit, siis las Jumala püha vaim toob esile selle, mis on oluline. Võib-olla kus sa pead mõtlema, ma pean need asju oma elus üle vaatama, meelde tuletama, silme ees hoidma selleks, et midagi muuta ja kui midagi muuta tuleb, siis tuleb seda muuta, sest muutus on muutus siis, kui midagi muutub. Mitte siis, kui midagi mõtlesin, et ma muudan, homme hakkan pihta. Ei, homme on homme, täna on see päev, kus tuleb teha otsused selleks, et homme võiks asjad juhtuda. Ja kui midagi su südamest üles kerkis, võib-olla mingi teema, mingi olukord või asjad, mis peaks kuidagi muutuma ja midagi teistmoodi tegema, siis las Jumal püha vaim näitab ja olgu sul julgust asju muuta. Isa taevas, ma tänan sind tõesti selle vahva koguduse eest. Ja ma tänan, Isa, et see kogudus siin tõesti on kutsutud olema õnnistuseks, soolaks ja valguseks. Isa, ma tänan sind iga üksiku eest täna siin selles paigas, selles koguduses, kes seda oma koguduseks peavad. Isa, ma igatsen tõesti ka täna ühes koos siin kõigi nende vahvate õdede-vendadega. Et issand, nad võivad öelda, elu on elamist väärt. Ja me tahame üheskoos öelda, et me tahame elada targalt, igat oma päeva, igat oma elu hetke. Kõike seda, mis issand sina oled meile andnud. Isa, aita meil tõesti mõista seda, mis on oluline. Pane tähele, Jumal, sinu võimalusi, mida sa meile ette tood. Anna meile julgust astuda ka vetesse võib-olla, mis näiliselt tunduvad kuidagi nii ebakindlad, mis võib-olla ei kanna või mis nõuavad nii palju usku. Ja võib-olla me jäävad asjad tegemata. Issand, õnnista seda kogudust siin. Nende igapäeva tegemisi, toimetusi, nende väljaksirutusi ja nende ühiste eesmärki, Jumal, siinses paigas. Isa, ma tahan paluda ka siin õnnistust igale üksikule siin, kes siin koguduses käivad. Et issand, meil oleks julgust haarata kinni nendest hetketest võimalustest, Jumal, mis sa me ette tood. Olla valmis, issand, tegema rohkem kui tavaline. Ja tuletama ära iga üks oma koha ja oma kutse ja oma annid ja arendama neid. Ja mõistmaks, Jumal, sinu teid ja sinu plaane. Ja nägemaks iseennast selliselt, kes me oleme sinus. Kelleks sina issand oled meid voolinud, vorminud ja kuidas sina meid näed. Ja aita meid iga päev neid asju mõista ja käia, Jumal, selles valguses, selles armus, selles väes, selles julguses. Ja isa, las sinu rahu ja kõige selle keskel hingata, issand, selle koguduse, selle paiga ja inimeste üle. Siis me kuulutame üks meelt alati kõige selle keskele.
ja üks kordaminek lihtsalt saata seda kogudust ja neid vahvaid inimesi igal päeval. Ja ma tänan, Isa, selle eest, mida sina oled tegemas ja teed ka, issand, siin selles paigas ja nende inimeste südametes ja eludes. Jeesuse nimel. Amen. Olge õnnistatud. Suur tänu, pastor Marko. Kas meie ülistajad oleksid head, tulevad veel ja me saame lõpetada ülistusega. Need on head ja olulised mõtted, et tõepoolest oma elu targalt seada ja nii nagu juba kõlas ka, Piibel tõepoolest ütleb, et kus see tarkus alguse saab, et see ongi nagu Jumala kartus. See ei ole mitte hirm Jumala ees, aga selline respekt ja austus selle õpetuse eest, kuidas tema õpetab inimesi elama. Tahame koguduse poolt ka üle anda sulle väikese kingituse ja loodetavasti sa siis jagad seda oma kalli abikaasaga ja väikese pojaga, kes sul kogudus on. Ja siis kiidame veel siin teenistuse lõpus ühe kiituse lauluga issandat. Tahan tunda su hiilgust, ma tahan olla su juures, kogeda sinu austurust. Luba mind kas või eemal, sinu ilu vaadelda. Tean, et väärija, et sinu aus võiks elada. Kuid kui seisan kalju peal, Jeesuse veres puhtaks pestud ja kui seisan kalju peal, Jeesuse surmas õigeks tehtuna. Kui ma seisan kalju peal, Jeesuse ristil lunastatuna, siis võin tulla ma sinu lähedal. Sinu lähedal ja näha su au. Tahan näha su palet, tahan tunda su hiilgust, ma tahan olla su juures, kogeda sinu ausurust. Luba mind kas või eemal, sinu ilu vaadelda. Tean, et ei väärija, et sinu aus võiks elada. Kuid kui seisan kalju peal, Jeesuse veres puhtaks pestud ja kui seisan kalju peal, Jeesuse surmas õigeks tehtud. Kui ma seisan kalju peal, Jeesuse ristil lunastatuna, siis võin tulla ma sinu lähedal. Siis võin tulla ma sinu lähedal ja näha su au. Ma tahan näha su palet, tahan tunda su hiilgust, ma tahan olla su juures, kogeda sinu austurust. Luba mind kas või eemal, sinu ilu vaadelda. Tean, et ei väärija, et sinu aus võiks elada. Kuid kui seisan kalju peal,
Jeesuse veres puhtaks pestud ja kui seisan kalju peal, Jeesuse surmas õigeks tehtuna. Kui ma seisan kalju peal, Jeesuse ristil lunastatuna, siis võin tulla ma sinu lähedal. Siis võin tulla ma sinu lähedal ja näha su au. Suur tänu meie toredatele ülistajatele meid täna teenimast. Võtame kaasa ka õnnistuse sõnad Jumala kojast. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Aamen. Õnnistatud päeva jätku ja kellel aega ja tahtmist on, siis kohvik ootab teid.